6. käik. Tere kallid rallisõbrad. 6. käik läheb eetrisse siis laupäeva enne Rootsi ralli päeva viimast katset siin sumedas stuudiovalguses laua taga Roland Poom ja Gunnar Leheste seekord ja teeme ühe kiire kähkuka Kaspar Ruusiga, teisel pool Teamsi kõneühendust. Kaspar peaks olema kuskil metsa vahel. Teritus, enam ma ei ole metsa vahel. Nüüd ma olen meediakeskuses tagasi, küll aga umbes 10 minuti pärast liigume taas Red Barn Arenale, kus siis ootab meediatsoon, mis toimub sarnaselt meie saatele ka enne päeva viimast katset. No mis sa siis täna nägid? Kas sa laskesuuska ka nägid? Nägin küll. Me käisime, ütleme siin juba palju mainitud Soome kolleegidega, käisime seda pärastlõuna teist katset vaatamas. Aga ütleme, kogu auto sõid sinna, mina vaatasin laskesuuska, et see oli päris müstika. Ma üks hetk nägin, et pärast teist vahetust on liidrid ja siis sinna mu tähelepanu läks tol hetkel. Soomlased sind imelikult ja vaadanud natuke? Ma selgitasin neile, et no ütleme, üks teine soomlane vaatas oma kodust hokiliigat samal ajal, nii et kellele mis. Aga ralli mõttes said nüüd tunda seal rahaäälset melu ka natukene tasus minna? Jah, selles mõttes tasus minna. Väga äge oli jälle seal ilusate lumiste metsade vahel näha autosid. Melu oli selles päris vähest. Me olime meedia ühes parklas, kuhu ainult meedia pääses ligi ja seal oli umbes 10 ütleme itaallast, kellest ma arvan pooled olid fotograafid ja paar kohalikku noort. Ja siis üks Itaalia lipuga mees ajas kõik fotograafid närvi, sest et ta blokeeris nii-öelda pilistamise ajal autosid veits. No saite Eesti meestega ka lõunal vähemalt rääkida, õhtul loodetavasti samuti Romet Jürgensoniga panime videointervjuu üles. Rometil oli päris palju probleeme juhtunud nendel katsetel, mis selleks hetkeks selja taha jäid. Võta kokku need. Jaa, Jürgensoniga rääksime seal nii-öelda otse servispargist, sest nemad meediatsooni otseselt ei tule. Ja no tal oli reed, hakkas juba juhtuma, mis seal oli, kapott lendas lahti, ütles, et ütleme parem kurvis nägi heal juhul ainult tee äärt veidi, et pidi legendi palju usaldama. Mis ta siis oli, seal olid mõned paar konkurenti jäid talle ette, ehk siis ta pidi ka inimeste taga sõitma, ta sai ka täna sellega aega tagasi eilse eest. Ja siis oli refide manageerimine ja mingid asju oli veel. Mul ei tule kõik meelde, aga neid juhtumisi oli palju. Mulle väga meeldis see, kui ta kirjeldas, et kuidas tal ühel hetkel oli niimoodi, et ta oli sirge tee peal, aga oli, ütleme, rool oli täis nurgal ja siis nagu keeraks täiesti vasakule, aga et tal siin seiklus on, aga ta paneb päris ägedalt. Ta on vähemalt eelmise katse järel oli teine juuniorites ja tundub talle siin meeldivat. Ja ma vaatasin minu arust FIA rallistaari nelikust, on ta pika puuga parim, et seal ülejäänud kaotad juba üle 10 minutiga, et neil on mingid emasid olnud. Ja tundub, et ta kohaneb ka hästi, sest et ta mainis neljapäeval, et ta kuna ta lumel vähe sõitnud, siis üks murekoht on see, et kuidas selle auto tagaotsaga hakkama saada, aga täna ütles juba, et ta juba oskab seda kõvasti paremini. Et selles plaanis tundub praegu tal olevat väga äge ja edukas võistluskäsil. Aga soomlased on õnnelikud, hakkab võit tulema neile koju? Soomlased on õnnelikud. Jaa, Lappi juhib ja ka ralli kahes, ütleme nii, et see Solberg on eest ära, aga siis on ju järjest on 3 Sommi versus Linnamäe. Et nemad on muidugi omade poolt, mina olen Linnamäe poolt, aga eks paista, mis siin saab. Linnamäe on minu arust tõusis vist 3. tagasi juba vahepeal. Jaa, nüüd on 3. sel hetkel, kui me salvestame. Jaa, et temaga loodan ka õhtul rääkida. Tänakuga ka, Tänakuga sai ka tegelikult päeval räägitud, nagu sa tead, aga meil juhtub tehnikaspordi äpardusi vahepeal, et ei tulnud heli läbi, nii et sinna see video jäi. Aga loodetavasti õhtul toimib tehnika paremini. Aga mis siis nüüd homme mängus on, et homme meie jaoks tähtis päev? Homme on tähtis päev, aga sealt eest startides on ikka raske, ütleme, suuri punkte pühapäeva lõikas koguda, et tõsi, ma vaatasin, Roompere oli vist 3. tänase päeva lõikas ja täna homme Katsuta katkestamise tõttu ei tohiks ka olla esimene, kes starti läheb, et midagi annab püüda seal, aga kui palju seda ette ennustada on keeruline.
ja mis siin nii-öelda päeva põhiteemad on olnud, siis üks ongi see Katsuta väljasõit. Et teda oli seal meediatsoonis täitsa kahju hakkas, ta oli seal, ütleme, pidi end koguma natuke enne, kui ajakirjanikega rääkis. No Rally TV intervjuu jäi pooleli, sest ta ei suutnud sõnu leida ja murdus põhimõtteliselt seal. Jah, ja pärast seda läkski umbes minut 2, ta oli seal Toyota meediaisikuga eemal natuke, et kahju, see oli tema suur šanss siin. No aga siuke päev oli ja jää nüüd ootama meie mehi ja tee suurematuid intervjuusid. Annan endast parima ja ütlen tehnikale samad asjad edasi. Jaa, katsu mingi varuvariant siis ikkagi luua või lase soomlastel ka lindistada eestlasi. Jaa, eile juba aitasid, mul oli eile õhtul juba operaator olemas. Oota, eile õhtul oli mingil või? Ei, eile õhtul meediatsoonis. Jaa, aga mingist saates rääkisite ka minglist, et tuleb minna nüüd kuskile? Ei, see oli kolmapäeval. Okay. Aga ei läinud. Ma kuulsin valesti siis. Selge siis sinuga? Jaa. Hoia peal? Jaa. Hüva. No nii, Kaspar hoiab peal. Kõigepealt, kuidas oli nagu üldse tänast päeva jälgida, et kui meie mehel üldse midagi mängus ei ole? Ma arvan, et peale eiliset sellist actioni rohket päeva, kus ei möödunud hetkegi, kus ei pidanud diivani pealt püsti tõusma ja karjuma, et oli selline üpriski rahulik päev ja eks actionit natuke loomulikult oli. Võib-olla see juba mainitud Katsuta off oli selline, tahaks öelda natuke üllatav, aga tegelikult jälle, nagu me kogu aeg oleme rääkinud, siis pole üldse üllatav, on ju. Kui sa vaatad teda seda intervjuud, ma tahtsin veel natuke suruda ja mõtlesin, et siit tuleb veel, siis ei olnud üllatav. Jaa, täpselt. Mida me ka ju tegelikult vist neljapäeval juba mainisime ära, et ei julge nagu Katsuta peale liiga palju panustada, et see ralli teine pool tal kuidagi läheb tuksi või on vastupidi, et esimene pool läheb tuksi ja siis teisel poolel kuidagi kasvab. Et temaga kahjuks nii on, aga ütleme, see ralli lõpp siin praegu oli ka ikkagi päris põnev minu meelest jälgida ja ma pean tänama kõiki Rally 2 mehi, kes selle ralli erakordselt põnevaks on siin Rootsis teinud ja praegu ka minu meelest see refi taktika ja kuidas keegi suutis oma refi hoida, üks katse täna veel minna ja nähtavasti Linnamäel on parimad refid vist seal all, et äge päev selles mõttes seal klassis igal juhul olnud on. Suures klassis, ütleme, on selline väikeste üllatustega, ma arvan, et võib öelda, et Formeau kindlasti oli minu jaoks üllatus, et on suutnud Evansit väga selgelt selja taga hoida, et see oli päris positiivne asi siit päeva kokkuvõttes võtta. No, kes ei jälginud võib-olla nii teraselt seda päeva kui meie, siis Katsuta, olgu öeldud, teisel katsel lähenes Lappile lausa 0,9 sekundi kaugusele kokkuvõttes ja siis 10. katsel üks kiire kurv paremale. Siuke pool piruett, sellest piisas, tõmbas sisse valli ja sinna vallide jäi. Tekkisid väikesed abilised. Ma ei tea, kas need oranžide vestidega rajajulgestajad tohivad kaevata või? No selles mõttes ikka tohivad. Üks probleem oli võib-olla lihtsalt see, et nende enda päris töö jäi siis tegemata. Sa pead ju vilet andma, et turvaline oleks. Jaa, tundus, et seal pealtvaatajaid ei olnud, et tõenäoliselt ohutus selles osas ei kannatanud väga, et nad sinna kaevama läksid. Aga olukord ise oli hästi rumal tegelikult. Tundus, et Katsuta lootis nii-öelda jäisele või kõvale vallile, et näha oli väga varakult oli kohe näha ära, et see tagaotsa viskas ära sealt ja ütleme, mida teha on ju, kas keerata rajult paremale peale ja nii-öelda proovida spinnida seda autot või jääda loota, et see vall on jäine ja lihtsalt lööb sind rajale tagasi, et tundus, et ta pigem ei sellele teisele variandile lootma, et nii-öelda paremale peale keeramist ei olnud, pigem nagu hoidis vastu, aga nii kui see esimene vasak ratas sinna valli siis läks, see tõmbas kohe sisse, et väike viga iseenesest, aga need lumevallid võivad olla alastamatud. Keegi võiks selle Rootsi ralli slogani sinna lume sisse maalida, et vall võib olla su sõber, aga võib olla ka vaenlane. Väga suur vaenlane võib olla ja võib olla väga suur sõber, nagu Evansil on olnud. Jaa, Evans, ega ta on kaotanud ka sellega natukene. Ma mäletan, mis katse see täpselt oli, aga tal ju Evansil siis vasak tagumine mingi väike tükk oli puudu ja ta ütles, et sinna valli läks päris palju powerit. Jaa.
ma ei teagi, mis ta täpselt Poweri all mõtles. Ma arvan, et sealt vallist välja kiirendada. Okei, jaa, tõenäoliselt. Aga noh, kui me võtame, Evansil on nüüd 3 ringi vallist tehtud ja igast vallist on ta tulnud ikkagi võitjana välja. 2 korral kohe. Evans 3, vall 0. Täpselt, et Takamoto, Katsuta 0 ja vall 1 on ju. Et siin oli ilmselgelt ralli jumal on vist olnud sealt Walesimaalt siin rall tõesti. No Evansil on ikka ebanormaalselt palju õnne nende vallidega siin olnud. Katsutast kahju jällegi nagu, aga see ei üllata, et see juhtus. Kahjuks ei üllata. Ja, mis teha? Äkki järgmine kord? Loodame. Ma loodan, et talle ikka antakse, sest ma mainime selle ära, et kiired jaapanlased istuvad Toyota Rally 2 autos. Need on telepilti ka pääsenud. Ja need tüübid on väga väikese kogemusega tegelikult ja jumal hästi paneb. Üks oli vist, mingi Yamamoto oli, nimeline oli vist. Üli hästi paneb, nii et ma Katsuta asemel hakkaks juba kalendrisse märkima, et mis aastal see koht tal käest ära võetakse. Kuule, selle ühe nimi on Hikaru Kogure. Tal on kõrval istub süke japanlane nagu Topi Luhtinen. Siia teine on Yuki Yamamoto. Jaa, Yuki Yamamoto, kelle kõrval Marko Salminen. Marko Salminen on ju istunud ju mitmete meeste kõrval. Jaa, just. Nende jaapanlastega olen ka kohtunud ja väga ägedad tüübid on. Kus sa kohtusid? Lätis Liepa rallil, nüüd, mis siin suve paiku toimus või enne suve, et väga ägedad tüübid ja tõesti selle arengu peal, mis nad on teinud aasta jooksul, nad sõitsid eelmine aasta ralli 4-ga, ehk neil on esimene hooaeg ralli 2-ga. Katsuta koht hakkab ühel hetkel värisema, ma arvan. Arvad, jah? Ma kardan, sest ega keegi väga ei küsi, väga ei kirjuta sellest. Ei no, meil on vara. Aga ega üle ühe Jaapani mehe sinna Toyota rooli ilmselgelt ei panda. Ma ei taha uskuda. Ja noh, ma ütlen, et see juhtub nüüd aasta 2 pärast, aga kui me võtame sellise 5 aasta lõike, siis see kindlasti juba juhtub. Marko Salminen on istunud Sami Pajari kõrval mingil rallil. Siis on ta istunud... Kus mul see nimi? Sunnineni kõrval ei ole või? Nagu see ei näita. Kuidagi ma seotasin seda Sunnineniga millegi Korhoneni kõrval on ka istunud, aga jah. Marko Salminen, neid on ikka kuskil ralli 1 autos või WRC autos ka istunud. Jaa, võib-olla tõesti. Aga see selleks, Esa-Pekka Lappi siis juhib meil ikkagi väga kindlalt ja Formool, no ei ole lootust ka teda puhta sõiduga muidugi püüda ja... Pole ka eesmärk. Jah, ütleb Lappi, et ei ole tegelikult kerge sellises olukorras. Sa ei tea palju suruda, palju säästa. Et vaimselt üsna raske ja pikk päev, ma kujutan ette. Tead, ma arvan, et kõige keerulisem tema jaoks on see, et ega teda tegelikult need punktid ka ei huvita. Teda huvitab ainult rallivõit, mis tuli viimati ja ainuke rallivõit on tal ju aastast 2017 Soome rallilt. Tema 4. ralli WRC autoga ja ta sõidab poolikut hooaega. Punktid teda väga ei huvita ja homne päev, kui tulevad mehed ja hakkavad punktide peale sõitma, siis võib juhtuda, et tema on seal nimekirja lõpus tulemustena. Ainus asi, mis tuleb teha, ongi hoida vigadest eemale ja võtta see ralli võit ära, see on ainuke motivatsioon tal, ma kujutan ette. Jaa, hea meel Lappi üle. Väga hea meel, sest minu meelest Lappi on kindlasti üks nagu sümpaatsemaid mehi seal karussellis, et ta on seda väärt kindlasti. Ühtegi paha sõna pole ka Adrien Formeau kohta öelda. No see on sünnipäeva kink Malcolm Wilsonile, et teatavasti täna Malcolmi sünnipäev. Tegime väikse nupu ka. Uskumatult hea sõit ja väga tark sõit. Ja tänane päev ma võtan tõesti mütsi maha selle tüübi ees. Eile ma ütlesin ka ilmselt, et Evans võtab ta ära, et ma ei näe nagu põhjust, miks ei peaks võtma ja ta suudab kiiresti sõita siin ja ta suudab veel ennast kokku võtta ja Evansiga võidelda. Evans vist ei saanudki talle väga palju lähemale. No eilse päeva põhisaaga, ma kuulasin ka teie saadet ja oli ikkagi see, kas Neville meelega trikitas või mitte, et täna enam ei olnud juttu sellest. Eks jah, kõik halvad asjad ununevad. Jaa. Ei, selles mõttes nagu ma ka eile ütlesin jätkuvalt, ma arvan, et see oli väike trikitamine, aga kindlasti oli seal ka mingi probleem, mille taha oli hea pugeda, aga lasta jääda nii nagu ta oli, et see lihtsalt sai proovida korraks, et äkki mingit lahendust see talle oleks pakkunud. Ei no tänast vaadates see trikitamine maksis poodiumi. Ma ei usu.
kui sa võtad see 40 sekundit maha, aga oli ka stardipositsiooni vahe, et seda on niimoodi päris keeruline arvutada, et oleks ta esimesena startinud, oleks Evans ikkagi tast kõvasti kiiremalt, et nad ei oleks nullis olnud. Igatahes Evans siis hoidmas kinni 3. kohast ja tundub, et selle viimase 10 kilomeetriga, mis meil siia jäänud on, ütleme veel kord, et salvestame enne seda viimast 15 katset, sest muidu lihtsalt jääks väga öösse see saate avaldamine. Ilmselt jääb siis esikolmik selline juhul, kui nad homme ikkagi lõpetavad. Tuleb ju, on ju ka omaette ju töö. Täpselt, homme on veel rohkem vist kui 60 kilomeetrit on sõita homme. Kõigepealt sõidame 25 kilti, siis tuleb hooldus. Jep. Tore hommik ja siis 25 kilti ja siis seda Uumea katset veel 10 kilti. Nii et 60 kilomeetrit on minna. No Evans ja Formeau vahel tõenäoliselt, ma arvan, et Evans ikkagi nagu proovib. Ma ei taha uskuda, et 12 sekundit, et ta jätab proovimata, et ma arvan, et ta pärast seda esimest 25 kilometrist. Monakos ta ei proovi midagi. Ja no tahaks arvata nagu spordimehe hinge ju selles mõttes nii palju võiks olla, et 12,9 ei ole mingisugune ebareaalne vahe võrreldes Formeau vastu, kui ta sõidaks nüüd siin Neville'i või Tänaku või Rovampere vastu on teine teema, aga kuna ta sõidab Formeau vastu, siis seda peab proovima lihtsalt. Esimese katsega peab proovima, kui ei tule, siis saab plaanid ümber mängida ja kindlustada oma punkte ja poodiumi kohta. Aga homme on ju nii palju punkte veel mängus, et ta ikkagi tahaks arvata, et kuigi palju ikkagi ta peab proovima ka homsete punktide peale veel sõita. Ja siis on Neville, kes otsib jätkuvalt mingit head seadistust. No kui Monacos toimis Neville'i auto, siis siin tundub olevat nagu vastupidi asjad. Et pigem toimib Oti oma kui... No ütleme, siin on lihtsalt sellised puhtseadistuse küsimused just. Kuigi ma arvan, et ka mitte otseselt väga seadistuse küsimused. Ma arvan, et see tegelikult on suuresti Neville'i enesekindlus üldiselt nagu lumel. Ei ole võib-olla võrreldav, mis on teistel. Et kas seda üldse on seadistusega võimalik kompenseerida kuigi palju, aga ma arvan mitte lõpmatuseni, et kas ta saaks nagu ideaalsetes seadistustega sõita siin, ma ei tea, võtame ralli peale Kalle või Otiga, Kallega võidu, siis ma pigem kahtleks selles, et kui ta ütleb, et auto on ideaalne, et ta ikkagi ei suudaks, et ralli on ikkagi jälle, me peame ütlema selles sõna spetsiifiline ja võib-olla see lumi ja Rootsi ralli ei ole ka ta kõige lemmikum koht, et see on lihtsalt selline hea koht, kuhu nii-öelda hea põhjus, millega selgitada oma kiirust. Kellele on Rootsi ralli, see spetsiifiline ralli meeldiv koht alati olnud, on Oliver Solberg, kes hoiab siis kinni 5. kohast ja loomulikult juhib WRC2 arvestust. No see on kõva tulek tegelikult olnud. Peab tõdema, et ütleme minutiga põhimõtteliselt juhtida WRC2. Mul meenub testikatse, kus mehed, kes tulid Oliveri tagant, küsisid, et miks see tee nii messi on, vallid igal pool laiali, siis öeldi talle, et Oliver sõitis enne sind. Ja nii ongi. Aga sõidabki siis nii või? No eks ta sõidab veits kuidagi niimoodi, et ta ikkagi kasutab seda teed rohkem ära, kui võiks võib-olla ja tegelikult võib-olla, kui natuke nüüd lihtsalt mõelda tema kommentaarid üle, et iga katse lõpus ütleb, et no ei ole hea, kui ka ajad on head, siis tegelikult see ütlus, et ei ole hea, see kehtib kõigi kohta siin. Tegelikult mees, kes läheb juhtima, ütleb alati, ei ole hea. No jah, võib-olla küll, aga ma arvan Oliveri puhul eriti on see, et see sõidustil ongi selline, et sa kunagi nagu ei tea, kas sa järgmisest kurvist läbi tuled, et siis ongi see nagu, et ma ei tea, et ei ole hea. Rallis ikka esimesesse kurvi jäänud. No tal on üks ralli ka esimesesse kurvi jäänud, jah. Et selles mõttes raju kiirus, kas selle kiirusega tuleb 300 kilomeetrit läbi, ma loodan, ja me oleme näinud, et tavaliselt ei tule. Aga tõesti loodame, et tuleb. Enne kui me sellest punktist WRC2-st edasi räägime, punktisüsteem. WRC2 on ju vana, on ju? Ja. Mina pidin guugeldama. Jah, on vana. Aga WRC2 ja Sami Pajari siis teine kaotust Oliver Solbergile enne viimast katset 56,7 ja kolmandaks tõusis tagasi Georg Linnamäe. Vahepeal juba peab tõdema, tundus, et hakkab see poodium käest ära minema, tegi spinni, kaotas aega, langes 4. järgmisel katsel ka Roop Korhonen oli tas kiirem ja tundus, et nagu see kuidagi
võitlusvaim nagu hakkas langema, aga ei, tegelikult päeva lõpupool ülihea ja praegu eelviimase katsega täna siis võttis oma poodiumi tagasi ja võttis ka Pajarilt kõvasti aega tagasi, siis tegelikult Pajari ja Linnamäe vahel jääb ainult 5,9 sekundit. Ja kui viimast katset nüüd sa vaatasid ka ilmselt, siis oli tegelikult näha Pajari sõidustiili ja kui me võrdleme seda Linnamäe omaga, siis on selgelt näha, et Pajaril rehvi pole viimaseks katseks enam väga. Et Georgi rehvid on praegu oluliselt paremad hinnates sõidustiili puhtalt. Nii et siin viimase katsega tegelikult võib öelda, kas see 5,9 kilomeetrit, 5,9 sekundit võib olla püütav. Nii et tegelikult homme tuleb päris kõva andmine seal klassis. Ja ta ei pea neid täna püüdma. Ei pea. Aga Korhonen ja Heikila ka ju tegelikult suht lähedal. Homme 60 kiltse sõita, kõik on võimalik, et see, ütleme, Solberg eest läinud, teine, kolmas, neljas, viies mees, kõik on veel võimalik. No tegelikult oli WRC 2 seis, mis hetkel ta oli meil isegi 9. katse järel oli veel täitsa roosiline. Georg oli siis esimene jälitaja Solbergile ja hoidis kinni teisest kohast. Aga nagu laskesuusatamises, nii ei jagata ka, nagu laskesuusa teatesõidus, nii ei jagata veel ka 9. tiirus punkte, nii et loeme tibusid siis, kui on ruudulipp langenud. Nii on ja kahjuks või õnneks tänased tulemused ei ole lõplikud tulemused. Aga tegi siis spinni, jah? Ütles, et oleks võinud kaotada 3 sekundit, aga auto ei tagurdanud korralikult. No eks käigu sisse saamise probleem jah, et need sequential kastid võivad olla üpriski pirtsakad vahepeal, kui... Mis kastid? Sequential nii-öelda siis otselülitusega käigukast, kus sa siis piltikudes tõmbad käiku ette või lükkad ette või tõmbad taha seda kangi seal. Ja see teine variant on see tavaline manuaal. Nii-öelda H-lülitus, jah. Et mõlemad on manuaalkastid, üks on lihtsalt nii-öelda otselülitusega. Sealt otselülituselt 5. käigult teisele sest paned sõksima, et otse ei saa ja tagurpidi käigule ka et ei juhtuks seda, et esimesest lükkad tagurpidi, siis see käib nii-öelda nupuga eraldi. Aga ma nüüd jätkan lugeja küsimustega, et siis kas saad ise valida, milline käigukast sulle peale läheb või? Ei, see on ikka homologeeritud auto, et see on ikkagi sequential kast, mis on tehase poolt sinna pandud ja homologeeritud ja oma mõtlemist. Nende autode põhjal sul oma mõtlemist põhimõtteliselt ei olegi. Et seal on kõik, mis tehase poolt on ette pandud, iga tükk on ära homologeeritud ja nii on. No WRC mängus saad valida, kas paned automaati või manuaali. Ma sõidan automaati. Ei, seal ei saa, jah, õnneks ei saa. Aga JVRC ehk siis junior WRC mehest võiks ka rääkida, Romet tema nimeks, on siin võitnud täna vähemalt 1 katse, äkki isegi rohkem. Ei, täna 1 ja 5. oli ka vist 1. Jaa. Aga 13. katse järel on meil tema seis ainult praegu võtta, 14. pole veel läbinud ja jätkuvalt teine, seal on üks väike nüanss. Me Kaspariga nüüd kirjutasime siin vahepeal ja on tulnud ju Twitterisse see, et, või mitte Twitterisse, vaid seal notice boardi, et ta sai natukene aega tagasi seal eilse päeva 4. katse eest, kui ta pidi seal ühe Paraguay mehe järel, kes aeglaselt liikus tema ees, aega kaotama, ta sai selle aja tagasi, aga seda ei ole veel vähemalt sellest ajatabelis, kus mina vaatan EWRC-s, seda ära muudetud. Kui palju ta tagasi sai? Me arvutasime niimoodi, et kui ta kaotas 45 sekundit mingi 9. või 10. katse järel, siis tegelikult kaotus peaks olema 25. Okei, 20 sekki maha, et praegu pärast 13 on 55,3, nii et 35,3 peaks jääma. Aga miks nad seda veel ära ei oska öelda, et kas see tehakse nii-öelda päeva lõpus, võib-olla tehakse see muutus ära. Võiks arvata, et kui see ikkagi notice boardis oli nii-öelda võistluste juhi poolt ära allkirjastatud dokument, et siis lihtsalt siin meil tulemustus ei ole see veel ära muudetud. Ülitubli sõit, sest tegelikult ikkagi võime öelda, et debüüt MM-il junior WRC debüüt igal juhul. Ei oodanud tegelikult, et nii hästi läheb. Ja me ütleme... 18 autost olla ikkagi teine. Jaa, ütleme, et seal päeva lõpus teine olla on ikkagi suur asi ja mul on endal see süda soe, sest ka Rootsi ralli oli minu junior WRC debüüt ja ma lõpetasin oma debüüdi teise kohaga junior WRC-s, nii et ma loodan, et Jürgenson vähemalt kordab seda ja heal juhul võib-olla ka teeb paremini. Kus su karikas on? Karikas on kodus mul. Mille peal või mille taga?
ma arvan, et see on põrandal. Neid kogunes ajaga liiga palju, et mul ei ole neid kuhugi panna. Teistest meestest me siin junior WRC-s väga ei räägi, et meil järgmine, kui ma nüüd õigesti loen, siis järgmine see FIA Rallystaari mees Jill Taylor on alles 10. kohal. Jaa, tal oli mingid probleeme või midagi endal toimunud, et tegelikult oli tempo poolest oli isegi eile grammi võrra Jürgensonist ees, mis oli minu jaoks väga suur üllatus. Et kui eile õhtuks juba vajus ära, ütleme see eilne päeva esimene pool, oli ta väga hea, ta oli 3. vahepeal. Nii et jah, iseenesest on kõik need FIA Star, Pirelli Star, ma ei tea isegi, mis see asja nimi nüüd on seal. Need tüübid on tegelikult päris tublid olnud. Et me teame, et nad ei ole siin aastaid rallit sõitnud ja kõik tulevad päris sellise väikse kogemuse pealt. Jaa, aga üks mees on meil veel rääkimata meie meestest, Gregor Jeets hoidmas siis vähemalt 13. katse järel, äkki isegi saame juba 14. seisu öelda, 11. kohta WRC2-s. Jaa, 11. kohta hoidmas on. No ega seal tal rohkem midagi teha ei ole, et ta on tõusnud mingi teiste vigade pealt põhimõtteliselt, ütleme, ta oli selline 13. vist, ta on veits tõusnud ja ees ka praegu 4 minutit natuke peale on poolakas. Üks poolakas ees, teine poolakas taga, nii et selline kindel 11. koht. Me neljapäeval vist tegelikult rääkisime, et kui ta top 10 tuleb, on juba päris hea. Ja kui mingit sähvatust oodata, siis mõtlesime, et võiks ta seal kuskil top 8 olla. Kusjuures äkki ta isegi mingil katsel tegi selle ära, et ta sõitis ennast top 8, ma kiiresti vaatan, peast ei ütle, top 10 jah, et Linnamäeli SS11 oli see, kui Linnamäeli 8. Ta on 9. ka olnud siin. Jah, Jeets 10, no siis oli 9. Ütleme, et on neid top 10 aegu teinud, mis on täiesti okei. Ja kui ta seda me ju rääksime neile peale, kui see tuleb, siis on äge. Jaa, et selles mõttes selle kilometraaži pealt, mis ta sõitnud on, ma arvan, väga okei on top 10 see ralli lõpetada. Üldine tunnetus minul sealt Rootsi rallilt, ma ei mäleta, mul ei ole väga head pilti ees eelmistest rallidest, aga kui sa kujutad ette lumerallit, siis sa kujutad ette, et see on siuke puhta lume peal liuglev nagu Elsa on ju. Aga no tegelikult on ikkagi ropp ja muda ja kruus ja kivid ja muda õnneks ei ole vist näinud, aga eks ilus unistus vist on igast rallist selline, et võiks liuelda ja mõnus olla, aga olgem ausad, ainuke asfaldiralli vist, mis on selline, on Hispaania ja ainuke kruusaralli polegi sellist vist. Et kui, ma ei tea, Rally Estonia võiks olla ilus suvine ilm ja kõik hästi, aga need katsed on ka ikka päris sellised rõvedaks lähevad ära, et talveralliga on suht sama seis. Et jää peal sõites järve peal saab seda ilusat liuglemist nautida, aga jah, selles mõttes need Rootsi... Miks ei võeta ühtegi järvekatset? Võt, hea küsimus. Ei oska vastata. Kuskil Arcticus saaks ju vabalt, seal on ju garanteeritud. Nii-öelda publiku mingi Mikire super special teha, miks mitte, tegelikult ei ole üldse halb mõte, ma arvan, aga ju... Pühajärve peal, Otepää rallil. Ümber selle saare seal. Äge oleks. Jah. Vaatame, kas meile küsimusi ka on tulnud 6kaik@delfi.ee. Minu arust vähemalt üks tuli. Kuidagi ei taheta seda piknikutekki ja topsi. No ise nad teavad, millest ilma jäävad, sest ikka jupe hea tekk on. Jah. Eile Ingmar... tead, ma segan vahele korra. Asi on võib-olla lihtsalt selles, et kõik meie kuulajad on niivõrd haritud, et nad teavad juba kõike ja neil ei ole midagi küsida. Ma kuulasin ühte kinnisvara podcasti eile stuudiost ära sõites ja siis nad tegid mingi küsimuste vooru kuskil ja siis nad kurtsid mured, et ühtegi küsimust ei tulnud, et kas kõik kuulajad on nii targad. Äkki meil on sama. Aga siis nad ütlesid, et nad panid siis küsimuse oma Instagrami, et Instagramis küsiks ja siis oli tulnud neid juba liiga palju, et siis nad said aru, et ikkagi kuulajad ei ole veel piisavalt targad. Lihtsalt küsimuse esitamise koht oli vale platvorm oli. Meelis Puussepp küsib. Eile rääkisite, et kas Neville trikitas või mitte. Tegi ta seda või mitte, aga te pole sõnagi rääkinud sellest, et mis ta sellega võitis või ei võitnud. Keegi, kellel ei ole võimalik päeva jooksul rallit jälgida, ei saanud sellest jutust midagi aru. Aga võib-olla räägime siis puust ja punaseks lahti.
miks tal oli vaja, ütleme, kui see oli trikitamine, me ei tea ju 100%, miks tal oli vaja seisma jääda ja võtta endale kuskilt mingi 40 sekundit trahvi? Väga vabandame selle eest, et me seda lahti ei rääkinud. Mis katsel see oli ja mis konkreetselt toimus? Mul jäi see ausalt öeldes ka kaasima. Ma õhtul teie saatest kuulsin. Mis katse see oli? See on, ma olen täitsa ära unustanud, mis katse see alla võis. Kas see oli pärast servist äkki? Okay. Mida iganes, mis iganes katse see oli. Aga põhiteema on see, et Neville startis esimesena ja kuna lund sadas peale kõvasti, seda lund oli nii palju, et esimese ja teise stardikoha vahe oli nagu drastiline vahe oli seal startida. Et mida lootis Neville oli, eeldame, et mida ta lootis, ma ei hakka siin kinnitama, et ta trikitas, see on minu arvamus, puhas isiklik arvamus. Ja mida sellega võita on see, et ta sais teisena startida kokku siis 3 katsele vist. Ehk 3 katset nii-öelda kuni päeva lõpuni. Et ne katset ta lasi siis mööda? Jah, nii-öelda remontis autot. Võttis 4 minutit trahvi, läks 4 minutit hiljem katse starti täpselt Evansi järgi, mis tähendas, et ta sai 40 sekundit trahvi 4 minuti eest. Nüüd startida teisena, siis ideaalses maailmas oleks tähendanud seda, et ta suudaks sõita rohkem kui 40 sekundit kiiremini kui Evans tänu sellele trikile. Mis juhtus oli see, et karma tuli. Päeva lõikes. Ütleme nende katsete lõikes, siis nende 3 katse lõikes. Mis juhtus oli see, et karma tuli ilmselt ja Neville unustas oma kapotti ühe kinnituse esiteks kinni panna ja kapott tõusis üles nurgast ehk kaotas sinna juba 10 sekki ära. Pärast võttis küll see ligi 30 sekundit tagasi. Et tegelikult nii-öelda matemaatikat vaadates ta ei võitnud, ta jäi nulli põhimõtteliselt, aga kui ta oleks startinud esimesena, kas ta oleks rohkem kaotanud, et seda me ei oska nüüd öelda. Aga jah, põhiteema on see, et startides teisena ta oleks võinud võita, edestada Evansit nende 3 katse peale rohkem kui 40 sekundiga. Loodetavasti nüüd sai selgeks. Ja minu jaoks jääb see ikkagi selle ralli üheks huvitavamaks juhtumiks. Ja, sest tegelikult kui mõelda tagasi, millal seda viimati tehti, siis oli ka Rootsi ralli. Aasta oli 2017 või 18, Ogier sõitis igal juhul M-spordis ja tegi seda sama trikki. Jälle väidetavalt remontis autot, aga tuli täpselt siis starti, kui oli õige aeg tulla starti, et võttis minimaalse trahvi, et mitte esimene startida ja võitis kõvasti aega ja siis hakati juba ka kõvasti nagu süüdistama, et mida te teete, et pole ilus, on ju, aga nii on. No. Selles mõttes ma ei ole selle poolt, kui me korraks jälle kiirelt lahkame, aga ma ei ole ka selle vastu, et kui mingid sõitjad oskavad ja julgevad seda ära kasutada, siis sa pead ikkagi võtma trahvi vastu, et see nii-öelda trikk teha, on ju. Ja sa pead ikkagi piisavalt nagu enesekindel olema ja arvama, et see on õige otsus. Et selles mõttes ma ütleks, et see kuigi palju võib-olla andis sellele päevale juurde ja kogu rallile andis midagi juurde. Jaa, äkki isegi süke juhtub, mida siin hooaja lõpus veel meenutame. Jaa, ma arvan küll, et nagu ma ütlesin, viimati toimus see 2017 või 18 ja kui see on meeles, siis järelikult ka tol ajal pidi see olema selline päris teema. Ma teeks siia saate lõppu shout-outi, ma ei tea, kuidas see eestikeelne väljend on, niisugune tunnustusavaldus või? Ja. Ühele mehele, kes julges istuda Jari-Matti Latvara kõrvale eile õhtusel Uumäe katsel, selleks meheks oli, tead, kellest ma räägin? Ei tea. Rootsi peaminister Ulf Kristersson sõitis kaasa. Väga äge. Kuidas see bürokraatlikult välja näeb, et peaminister sinna kõrvale panna, mitu luba on vaja ja kust turvamehed olid, kas stardis või finišis? Just mõtlesin, kas autosse pani 3. iste ka, et turvamees autos kaasa saaks, et muidu Jari-Matti paneb äkki minema taga sealt. Ma tahaks seda logistikat kohe kuulda. Kui Jari-Matti tuleb siia Eestisse, võib-olla ei tule, siis küsime Lätis. Kutsume ta saatesse. Et Eestis võiks siis Kaja panna kõrvale, Kaja Kallas. Täpselt. Mäletad sa seda Kaja, seda säutsu? Et jälle ralli? Ja mäletan küll. No, ei tea jah, kas see läheks siin Eestis läbi? Äkki läheks? See on võib-olla sama legendaarne säuts kui see Pulleritsu arvamuslugu, et laske suuskal liiga palju. täna sai Pullerits vasakult ja paremalt seal sotsiaalmeedias. Ei, äge, kui niimoodi promotakse tegelikult minu meelest
kas oli tema või oli keegi teine Solberg andis seal kingitusi üle kellegile veel? Ma tean omalt nahalt, et kõrvalistuja, eriti veel sellel kiirusel, mis Jari-Matti seal kiirel teel võtab, no see ei ole tegelikult lõpuni ohutu. Ei, eks ta ei ole kunagi ohutu ja, muidugi ei ole. Et isegi kui me võtame siin ju Rally Estonial tehti nii-öelda nende veokatega natuke nalja, vaata, siis Rich Milner keeras selle ümber ju. Et ei ole siin midagi ohutut. Ka mul oli Urmo kõrval Paide ralli moment. Mitte Paide rallil, vaid kasutati teed. See on test, see on promosõit, ma ei mäleta, milleks testisid. Tegelikult seal testiti vist Saaremaa ralliks. Kui sa ei tea, siis iga kord, kui sõidetakse, testitakse ka midagi, proovitakse, et promosõit ei ole ilmselt see puhtalt kunagi. Ja oli moment, jah. See oli päris mehine moment, oli see, kui ma õigesti mäletan. Aga ei, see ei kohutanud mind. Pigem ma olen nagu tänulik, et ma sain selle momendi, et tunda, mis tunne on. No ma saan aru, et see sind ei kohutanud, sest ma saan aru, et sa oled varsti taas istumas kuhugil autosse. Võib-olla. Vaata, lõpuni ei taha ära sõnuda, kuni allkiri pole paberil all. Täpselt. Ise vastutad oma tegude eest. Ja. Aga ega võib-olla sinagi. Võib-olla minagi, vaatame, mis elu ette toob. Kusjuures ma isegi ei ole jääräda sõitnud mitu aastat vist. Ma ei ole nagu võidusõiduga mitte kuidagi moodi kokku puutunud, isegi jääräsõiduga mitte, nii et peaks ühel hetkel siis varsti istuma äkki autosse kuhugi. Peaks, jah. Aga mis ma tahtsin veel öelda Toyota kohta, et kuule see Toyota Yaris uus Rally 2 liigub küll ju? Väga hästi liigub. Eile korra mainisime ka, et Monte oli selline päris küsitav, et probleeme oli ja ega ta ei liikunud Montes kõige paremini, siis lume peal väga hästi. WRC2 oota, ma peast ütleks, et 4 Toyota Yarist on top 5, aga oota, kas mu faktid, ma ei taha siin fakte loopida, nagu sina loobid. Kuule, minu faktid on... Vist võib-olla tegi ajalugu, päris kindlalt. See on jumala. Aga top 5 on hetkel 4 Toyotat. No, Oliver Solberg Škodaga, Bajari teine Toyota, Linnamäe Toyota, Korhonen Toyota, Heikile Toyota. Ütleb ka Linnamäe, et minu seadistus on alguses peale jumala õige, et ma ei taha mitte midagi muuta. Jah, aga ma arvan, et ka see Arctic oli nagu täiesti nagu väga-väga vajalik. Et ilma Arcticu kilomeetriteta ta ei oleks täna siin. Et see oli nagu parim otsus, mis ta teha sai. Jaa, ainult põnevusega ootan järgmisi rallisid. Ja ootame ka homset, sest homme ka mingis mõttes väike me ju peame ikkagi nüüd mõtlema mentaliteeti muutma, homme ei ole niisama läbi tiksumisralli. Homme või päev, et homme on ikkagi punktide peale sõit, Otil on vaja võtta maksimum. Täna tundus, et ta nagu on autoga suht rahul siin. Päeva lõpp küll katse stardikoht ei olnud tal parim, kus sõita, aga siin vahepeal oli väga hästi. Päeva alguse pool ideaalsed tingimused. Ja homme tuleb tal võtta 12 punktina. Ma arvan, et see on eesmärk, mis ta peab võtma ja kui tuleb vähem, siis tuleb vähem, aga nagu tuleb minna proovida maksimumi võtta. Jaa, viimase shoutout'i teen reporter Eigole, kes kahe rallipäeva vahel võttis vastu väljakutse käia vahepeal Saaremaal Kossu vaatamas. Täna on karikafinaal, hetkel käib Kalev Cramo ja Tartu. Tubli. Ja kui ta tagasi jõuab, siis on homme Eigo siin. Väga tubli, kui ta jõuab tagasi. Võib-olla läheb pikale mäng. Ta ütles, et ta lubas skeemitada ennast tagasi kuidagi. Aha, no selge. Siis on Eigo. Ta tavaliselt skeemitab ikka. Ja. Aga nii ongi, tänane saade on purgis ja purkida jääb, paneme kaane kinni. Paneme kaane kinni ja kuuleme juba homme. Just nii. Kuues käik.